Obinitsa muuseumis näidatakse esimest korda ajaloolisi seto hõbeehteid. Hõbõhõimo hõbõkraam toob vaatajani ehteid 18. sajandist kuni tänapäevani. Kuidas teil tekkis üldse mõte teha selline näitus seto hõbeehetest? See idee tulenes Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu teema-aastast ja Setomaa muuseumitel on kombeks iga aasta teha mõni näitus, mis ongi ajendatud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu teemast ja see aasta on teema päritud pärandamiseks. Et Seto kultuuris on see asi, mis pärandub edasi, on just hõbeehted ja just naiste rahvaste seas. Seto ehted loovad liikudes iseloomulikku kõlinat. Öeldakse isegi, et seto naist on enne kuulda kui näha. Et ikkagi kantakse hõbedat, kui minnakse välja pidustustele ja päris palju naisterahvaid on pärinud selle emalt, aga on ka lastud teha ja on ka ostetud. Mille puhul kantakse praegu? Ikkagi suurtele pidustustele pannakse, näiteks meil on Setomaal on kuningriigipäev, mis toimub augustis, et siis on kõige rohkem siis näha, kuidas naised siis hõbedaga siis kodust välja tulevad. Vanasti kanti kõige rohkem ikkagi pulmades. Pulm oli selline väga suur pidustus, kestis 3 päeva ja sinna siis tulidki külanaised ja sugulased ja panid ikkagi hõbeehted, kõik, mis neil oli, ja ka sõled, kõik panid siis ette, et olla siis uhke ja näidata, kui rikkad nad on. Kui rasked need üldse on? No sõlg on siuke 300-400 grammi ja hõbeehete kogus, mis võib olla kuni siis 3-4 kilo, mis siis võib ühel naisel siis korraga olla. Aga teadaolevalt on olnud kuni 7 kiloseid ka komplekte, et need on eriti jõukad naised. Hõbe kaitses, hõbe hoidis ja sellel oli ikkagi väga-väga tugev tähendus. Kui me näiteks tänapäeval kanname ehteid, siis võib-olla me kõik ei mõtle sellele kaitsele, vaid pigem rohkem ilule. Rist on ainuke asi, mis seto naisel on sünnist surmani. Teised ehted tulevad vastavalt eale või seisusele. Kui tütarlaps sündis, tema siis ristiti ja ta sai risti. Ja kui ta siis oli 5-aastane või juba vanem, siis hakkas juba rohkem ketikesi saama. Kui ta juba jõudis neiuikka, siis ema ja vanaema hakkasid talle siis andma veel ehteid juurde. Ja kui ta abiellus, siis päris siis emalt sõle ja sõlge ta siis kandis nii kaua, kui ise vanaemaks sai. Ja järjest hakkas siis vanaema ja oma ehteid siis oma lastele ära andma ja lõpuks, kui ta oli juba mineku peal, et tal oligi siis ainult see rist. Siin näitusel on võimalik näha hõbeehteid, mis pärinevad Setomaa muuseumide kogudest, kuid ka Eesti Rahvusmuuseumi kogudest. Näitus Hõbõhõimu hõbõkraam on Obinitsa muuseumis augusti lõpuni. Kes siia kanti satub, mingu Obinitsa muuseumist kindlasti läbi. Te ei kahetse.